Tore on kõnelda nii suurele publikule täna siin. Minu erialane taust on palju pehmem kui poliitikad ja selged meetmed, millega mõjutada või arvulised nagu tööjõu mõõtmiste valdkond. See on tõesti keele- ja kultuuriökoloogia ja puudutab siis just nimelt kultuuriliste faktorite mõju lõimimisele ja kultuur mängib siin üsna mitmel viisil kaasa, nagu Rauli ettekandest targa migratsioonipoliitika kohta tuli välja, et kaks tegurit juba see, esiteks, et kuivõrd üks või teine, ühe või teise identiteediga sisserändajad on valmis lõimuma ja teiselt poolt, kuivõrd vastuvõttev ühiskond on valmis lõimuma ja lõimima. Aga see ei ole veel kõik. Kultuur on tegelikult ju kõigi poliitikate aluseks, eks ole. Meie ühiskonna väärtushinnangud on need, mille põhjal seadused võetakse vastu ja seal peab olema nagu selline teatav nagu koherentsus, et seadused ei lähe vastuollu ühiskonna üldise väärtushinnangute süsteemiga. Ja see ühiskonna üldine väärtushinnangute süsteem või ütleme selle ühiskonna kultuur siis määrab samamoodi ära, mis meil üleüldse võimalik on teha integratsiooni valdkonnas. Ja ma alustan oma tänast ettekannet just nimelt sellest meie oma ühiskonna nii-öelda väärtussüsteemi iseärasustest ja kuidas need mõjutavad lõimimist ja lõimimismuutusi. Ja põhjus, miks ma seda teen, on see, et maailm on muutunud väga kiiresti. Ühest küljest Euroopa väärtussüsteem on muutunud ka, ma ütleks viimase poole sajandi jooksul väga suurel määral. Ja teiseks maailm on muutunud viimase poole sajandi jooksul väga suurel määral, palju avatumaks, inimesed rändavad rohkem ja kogu kontekst on juba suhteliselt erinev sellest, mis ta oli 30 aastat tagasi, 40 aastat või 50 aastat tagasi. Nii et teatud määral see muidugi piirab meie võimalusi kasutada ajaloolisi andmeid lõimimise kohta tänapäevas, sest need väärtushinnangud, mis valitsesid siis ja see olukord, mis valitses siis ja mis praegu on väga palju erinev. Et üks selline, ma võiks öelda, ütleksin, et üks meie ühiskonna tuumväärtusi praegu on see, et me hindame mitmekesisust. Et sageli öeldakse nagu lendsõnana, et mitmekesisuses on jõud. No päris ilmselgelt on nii, et mitmekesisust on mitut laadi. Kas või võtame näiteks selle, hiljuti olid Itaalias valimised ja 6 parteid said päris kena esinduse seal. Kas Itaalia oleks tugevam, kui 12 parteid oleks saanud parlamendis esinduse või võtame siis näiteks kas see, et praegu on Suurbritannia tuleviku kohta 2 peaaegu võrdselt populaarset nagu vaadet, mis peaks juhtuma, on parem kui see, kui oleks üks vaade, konsensuslik vaade. Ja kas selline asi on hea, kui meil on väga mitmesugused vaatenurgad maailmale, näiteks kas maakera on ümmargune, maakera on lapik, et kuidas sellisesse mitmekesisusse suhtuda ja üleüldse kuidas suhtuda alternatiivsetesse faktidesse, mis on samuti osa mitmekesisusest. Nii et üsna ilmselge on see, et kõike mitmekesisusse ei saa suhtuda päris täpselt ühe sama mõõdupuuga ja võib muidugi öelda, et need siin on kõik poliitilised või tunnetuslikud asjad, aga rääkigem kultuurilisest mitmekesisusest, et selle vastu ei tohiks ja seal ei tohiks olla nagu mingeid probleeme. Ja tõesti ei ole ju probleeme nagu erinevate rahvusköökidega, muusika, tantsu ja kõigi sellise nii-öelda tõesti kultuurilise mitmekesisusega. Ja lõppude lõpuks kõige põhjas peaaegu kõik maailma religioonid, suuremad nii-öelda kultuurid tunnistavad seda moraalset kuldreeglit, et inimene peaks nagu käituma teiste inimeste suhtes nii, nagu ta soovib, et teised inimesed käituks tema suhtes või siis teisest küljest, et inimene ei tohiks teha midagi teisele, mida ta ei sooviks, et temale tehakse. Ja see tundub täiesti universaalne, väga üldinimlik reegel ja paljus osas ta ongi üldinimlik. Aga see reegel on tegelikult varjatult üsnagi etnotsentristlik, sest see seab inimese selle asja nii-öelda hindamise fookusesse, et mis talle meeldib. Ja mis puudutab nüüd kultuuriliselt, nii-öelda normatiivselt,
sanktsioneeritud nagu halbasid asjusid või kellegi vigastamist, võtame kas või näiteks, kas lastele tohib vitsa anda. Siis üldiselt on nii, et inimesed, kes on ise vitsa saanud, ütlevad, jah, see oli hea ja ma leian, et see aitab. Ja see tähendabki seda, et nad sisuliselt kiidavad heaks selle, mis nendega on juhtunud ja nad leiavad, et nad peaks seda ka tegema, see on lapsele parem. Ja väga paljud kultuurilised praktikad, mis võib-olla meie vaatenurgast võivad tunduda kuidagi kas või isegi sadistlikud, ümberlõikamised ja muud säärased asjad, sunnitud abielud ja nii edasi. Nendele inimestele, kes seda teevad, langeb ilusti selle sama kuldreegli alla. Nad nimelt teevad teistele inimestele just seda, mis nendega on juhtunud ja mida nad arvavad, et hästi oligi, et nii juhtus ja seetõttu on nende kohus täpselt seda sama kultuuritraditsiooni edasi kanda. Ja see tuleneb sellest, et tõesti kultuuridel on sees nii-öelda teatud tuumväärtused, mingisugused väga olulised moraalsed tõekspidamised, millest siis vastava identiteediga inimesed lähtuvad. Et selles mõttes on kultuurid etnotsentrilised. Me oleme siin lääne kultuuris harjunud pidama etnotsentrismi nagu suhteliselt halvaks asjaks, et me ei tohiks olla etnotsentristlikumad, me kinnitame teineteisele, et ärgem olgem, vaadakem maailma mitte etnotsentristlikult. Samas me oleme ise täpselt sama etnotsentristlikud, sest meil on ka omad tuumväärtused, ütleme, et me usume demokraatiasse, me usume isikuvabadustesse, inimõigustesse, mitte kõik kultuurid ei usu nendesse asjadesse samamoodi. Ühesõnaga, need asjad on meie etnotsentrism, mida me võtame absoluutse tõega, mille üle me ei vaidle. Nii et põhimõtteliselt ma väidan, et identiteet ei saagi eksisteerida ilma nende tuumväärtusteta. Paratamatult me kõik oleme etnotsentristlikud ja seetõttu kultuurikonfliktid, kui tuumväärtused lähevad vastuollu, on paratamatud. Nüüd, kuidas nüüd vaadata, et mis asi see identiteet on selleks, et mõista, kuidas nende tuumväärtustega toime tulla või mismoodi lõimimise juures tegeleda. Identiteeti tuleks võtta kui jagatud ühist teadmist. Nii et kui me räägime hipi identiteedist, näiteks toon ühe lihtsa näide, hipi identiteet, siis see on ühiskonna ettekujutus sellest, milline hipi välja näeb ja millised on hipi põhilised sellised uskumused, tõekspidamised, väärtushinnangud ja põhilised asjad, millega ta tegeleb. Ja ma usun, et meil lääne kultuuris on enam-vähem sarnane ettekujutus, mis see hipi on. Nii et need tuumväärtused on seal kuskil keskel, aga muud uskumused, muud tavad, tegemised, sümbolid, mida kasutatakse, riietus, võib-olla ka rassilised tunnused ja muu säärane moodustab kokku sellise kontseptsiooni, identiteedi kontseptsiooniga ja tuumväärtused on seal osa. Nüüd edasi on, et üksikisiku tasandil, kui inimene soovib või saab või on saavutanud kas üleskasvamise või õppimise teel mingi identiteedi, siis ta tegelikult loob seose enda ja selle identiteedi vahele niimoodi, et ta kogu oma käitumise ja tõekspidamistega hakkab väljendama. Ta nagu etendab seda rolli. Nii et selles mõttes identiteet ja inimene nagu tekitavad omavahele seose. Ja see seos võib olla erineva tugevusega. Et see seos, selline emotsionaalne side identiteedi ja inimese vahel võib olla suhteliselt nõrk, et ta nagu teab, et ta kuulub sinna, aga see ei ole talle oluline, aga see võib olla ka väga tugev, ehk siis, et tema olek selles identiteedis on talle äärmiselt tähtis ja ta ei soovi ega ei taha selles muutusi teha. Nüüd, kui nüüd suur hulk inimesi, ütleme mingi rahva või mingisuguse etnilise rühma liikmed, et kõigi puhul on nendel see side, emotsionaalne side oma identiteediga, kas tugevam või nõrgem, ja kui nüüd enamik rühma liikmetest on side nõrk, siis me võime öelda, et selline rühm on külmas olekus. Kui enamiku inimeste emotsionaalne side identiteediga läheb väga tugevaks, siis me ütleme, et ta on kuumas olekus. Ja kuuma ja külma identiteedi nii-öelda lõimimis- ja lõimumisvõime on erinev. Väga kuumad identiteedid on suletud, ei võta vastu uusi ega ei integreeru ise. Jahedamad on
kergemini integreeruvad. Ja nüüd siin, kui hakata nüüd vaatama, et kuivõrd ja kas ja kuivõrd need tuumväärtused siis tõesti rolli mängivad nii-öelda koherentse ja hästi lõimunud ühiskonna heaks, siis ma toon siin natukene andmeid ühest hiljutisest artiklist, mida ma olen lihtsalt lugenud, see ei ole minu uuringud, aga need tulemused on nii olulised, ma arvan, et neid tuleks vaadata. Nemad mõõtsid kultuurilisi iseärasusi ja etnilisi iseärasusi ja siis sedavõrd, kuidas siis kultuuriline mitmekesisus ja etniline mitmekesisus on seotud näiteks siis kodusõdade või etniliste rahutuste puhkemise tõenäosusega ja seal on siis defineerisid selle, et 25 nagu hukkunust alates on siis nagu selline konflikt, etniline konflikt ja samuti, et kuivõrd siis sotsiaalseid hüvesid ühiskond pakub. Ja nad kasutasid maailma väärtusuuringute andmebaasi, kus oli 76 maa kohta andmeid ja ligi 200 erinevat küsimust mitmesuguste väärtuste kohta ja kategoriseerisid need vastajad siis etnilise tunnuse alusel, keele või rassi alusel vastavalt sellelt, millises piirkonnas kumb neist tunnustest oli tähtsam. Ja nüüd see, mis nad nagu nägid, on see, et etniline identiteet ehk siis inimese kuuluvus etnilisse rühma tõesti ennustab seda, millised on tema kultuurilised väärtused. Keskmiselt kogu selles 70 riigi valimis 43% küsimustest võis ennustada siis etnilise tausta põhjal, aga variatiivsus oli väga suur. Näiteks Poolas ainult 6% küsimustest sai ära ennustada teades inimese etnilist tausta ja me näeme Uruguay, Rootsi, Norra, Soome, Leedu on kõik seal, kus etniline mitmekesisus ei käi kaasa, ei aita ennustada inimese väärtusi ja kui me edasi läheme USA, Läti, Kanada ja vaadake Eesti on seal 70%, mis tähendab, et Eestis etniline taust ennustab inimese väärtushinnanguid 70 juhul 100 küsimusest ja me oleme seal Etioopia, Iraagi, Etioopiaga lähedal Iraak ja Lõuna-Aafrika Vabariik on veelgi kaugemal. Nii et kui me nüüd oleme harjunud ennast võrdlema sageli Põhjamaadega, siis me näeme, et Soome, Rootsi ja Norra on peaaegu 3 korda nagu vähem etniliselt ja väärtuslikult killustunud. Nüüd, mis sellest tuleb? Et nad leidsid ka, et ei ole korrelatsiooni etnilise killustatuse ja kultuurilise killustatuse vahel. Ehk ei ole nii, et mida killustatum on riik etniliselt, et seda rohkem on ta killustatud kultuuriliselt. Ja seda me näeme siin suurepäraselt, vaadake, kui siin väikse pildi pealt on näha, Soome on suhteliselt tume, mis tähendab, et Soomes nii-öelda väärtusline killustatus või väärtuse erinevus, et inimesed nagu lähevad erinevate väärtuste suunas või kiidavad heaks erinevaid väärtusi on suurem kui Eestis, mis on nagu suhteliselt kollane seal väiksena. Nii et siin on nagu mingisugune selline oluline erinevus, et see ei tähenda, kas su riik on nagu etniliselt killustatud, et ta samal ajal on ka väärtusliselt killustatud. Ja selleks, et teha nagu kindlaks, et kuidas need asjad koos on, siis nad nii-öelda põhimõtteliselt panid kokku nii hästi etnilise killustatuse kui kultuurilise killustatuse ja uurisid siis, tegid sellest ühe uue indeksi, et uurida siis, et mis saab siis, kui riik on nii hästi etniliselt killustatud kui ka kultuuriliselt killustatud, et kuidas on see seotud siis nii-öelda kodusõja puhkemise ohuga või siis ühiskondliku hüvede pakkumise võimalusega. Ja see, mis nad sealt nii-öelda, mis ilmnes sellest analüüsist oli, et kui etnilised piirid ja väärtuselised piirid langevad kokku, ehk siis teiste sõnadega, kui erinevad etnilised rühmad selles riigis on erinevate väärtushinnangutega, et sellisel juhul nii-öelda
Sellisel juhul tõuseb kodusõja või etniliste rahutuste tõenäosus 26% ja siis avalike hüvede kasutamise tõenäosus lausa vastupidi, siis see langeb 43%, kui siis selline killustatus, kus etnilised piirid ja väärtuspiirid lähevad kokku. Nii et see on suhteliselt tugev empiiriline tõestus sellele faktile, et ühiskonnad peaksid püüdlema sellise olukorra poole, kus väärtuselised piirid ei läheks mööda etnilisi piire, mis tähendab sisuliselt tõsiselt, et tuleks vaadata, kuidas migratsiooni, milline see tark migratsioonipoliitika peaks olema. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt tuleks ikkagi lähteriikide siis väärtuselisi nagu profiili arvesse võtta, kui teha targa sisserände poliitika punktisüsteemi. Loomulikult see ei ole asi, mis nagu lülitab välja või sisse, see on üks teguritest nende ja hariduse ja paljude muude tegurite seas, mis siis nagu moodustab selle punktisumma. Siis teine asi muidu, mida tuleks ja tasuks teha, on tõesti sama asi, et need kuumad ja külmad olekud, et see emotsionaalne side oma päritolu identiteediga on samuti väga oluline tegur, mis mõjutab integreerumist ja lõimimisvõimalust, ehk siis seda tuleks monitoorida ja jälgida, milline see on. Ja teine asi ka, muidugi, tõenäoliselt tuleb loobuda sellest postmodernistlikust väärtusneutraalsusest. Kui empiirika näitab, et kui väärtused, tuumväärtused etniliste piiridega ühtselt tekitavad suurendavad tõenäosust, et toimuvad mingisugused rahutused, siis ei saa leppida sellega, et sisserände tulemusel me kiidame heaks kõik erinevad väärtussüsteemid, mis tahes millisel sisserändajate rühmal on. Et see on nagu oluline asi, kus tuleks teha põhimõtteline muutus. Et tuumväärtuste konflikte ehk siis olukorda, kus migratsiooni ja selle tagajärjel võib pikaajaliselt tekkida olukord, kus ühiskonnas on väärtuseliselt lõhestunud etnilised rühmad, seda tuleks vältida. Ja seda ei saa vältida, kui me ütleme, et kõik väärtused on ühtviisi head, me oleme kõigi suhtes võrdselt avatud. Ja loomulikult see nõuab teatud identiteediloomet, teatud hariduslikke ettevõtmisi, hariduslikke meetmeid, et kuidas sotsialiseerida immigrante, väga hea näited Soome kohta, kuidas individuaalsed lõimumisprogrammid, milline on nende mõju, midagi sarnast, see, mis toimub ka koolis. Nüüd jälle üks asi, millele tuleb ja mis puudutab meie kultuuri, on see, et assimilatsioon on tõesti paha sõna. Ja assimilatsiooni all tegelikult praegu mõeldakse ka seda, et kui üritatakse sotsialiseerida. Nagu vaataks selle asjal ikka tõsise pilguga. Assimilatsioon on see ja siis, kui keelatakse ära inimese oma päritolu identiteet, et sul pestakse seebiga suud, kui sa räägid seda keelt või muud. See on assimilatsioon, aga sotsialisatsioon ehk siis tekitada ühiseid väärtusi ja kasvatada siis vastuvõtva ühiskonna väärtussüsteemi, see ei ole assimilatsioon, sest meil on kõigil palju identiteete. Inimesel võib olla 2 identiteeti, ta loob selle emotsionaalse sideme uue identiteediga sinna maale, kuhu ta läheb, ja tal võib vabalt olla neid 2 ja ühe juurde tekkimine ei tähenda, et teine iseenesest ära kaob, kui just seda teist ei suruta alla vägivaldselt. Aga selles ei ole küsimus. Küsimus on see, et kõik inimesed on võimelised õppima juurde identiteete, looma neid sidemeid. Et see on selline varjunditega protsess. Ja see loomulikult kestab üle põlvkondade, see ei ole ühe põlvkonnaga. Aga arvestades seda, et põhimõtteliselt on identiteet võib olla varjundiga, et vastuvõttev ühiskonna suudab seda aktsepteerida. Ja need, kes lõimuvad, et ka need saaksid aru, et tegelikult on erinevaid viise olla keegi, et see kindlasti aitaks kaasa. Et selles mõttes identiteedi nagu loome
on pidev õppimise protsess, see on õppimise protsess kõigile. Nii neile, kes tulevad sisse, kui ka neile, kes on juba ees. Ja jällegi on siin üks selline asi, et on vaja tõesti nii hästi piitsa kui präänikut. Mõnes asjas tuleb olla kategooriline ja mõnes asjas tuleb toetada. Et ühiskond, ja see on võib-olla asi, mis on läänes viimasel ajal ka nagu jäänud varju, et me ainult arvame, et inimesed kasvavad oma sisemise valgustatuse mõjul. Kui see nii oleks, kallid inimesed, miks meil siis oleks vaja politseid, eks ole? Kui politseid ei oleks, kas me kõik jätaksime ikkagi kiiruse ületamata? Tegelikult me oleme kõik täpselt sellised inimesed, nagu me oleme. Me oleme ekslikud ja see tähendab seda, et ei saa loota, et inimene ainult oma sisemisest tungist kasvab heaks. Ja see tähendab ka ühiskonna tasandil on vaja nii ühte kui teist meetmeid. Ja need on sellised mõtted, kuhu ma tahaks praegu lõpetada. Aitäh! Suur tänu, ma mäletan, kui me inimarengu aruannet koostasime, siis oli pikk arutelu selle üle, kas me humanitaarid esimest korda kaasame aruteludes või mitte, sest tavapäraselt ei ole humanitaarid olnud nendes aruteludes ja tagantele on ainult sellest hea meel ja see tänane ettekanne tegelikult taas demonstreeris, et me saame ikkagi väga olulist teist nurga alt mõtlemist, mis kindlasti tekitab ka vaidlusmomente. Nii et palun, järgnevalt on avatud diskussioon ja küsimused. Hallo. Tervist. Kristi Okpa MTÜ Mondost. Mul tekkis selline küsimus, et see identiteedi temperatuur on üks asi, aga kas see identiteedi tüüp on äkki teine asi? Et huvitav oli just selles skaalas, mis te näitasite, et Kanada näiteks on ka jälle väga kõrges, nii-öelda hot, aga jälle samas ta on äärmiselt multikultuurne. Nii et kas see on siis selline uus Kanada nii-öelda identiteet, millesse võivad kõik nagu need erinevad kultuurid nagu siis simuleerida või siis on, et see ei saa kindlasti olla sama nagu näiteks Eesti identiteet. Et kas see tüüp ka äkki, et võib-olla ongi just võib-olla hea, kui on siuke kõva või siuke, kõva, aga kuum see identiteet. Aitäh selle küsimuse eest. See on põnev, sest Kanada puhul ma ise vaatasin ka, miks on Kanadas nii-öelda etniline taust nii palju seotud väärtustega. Ja ma arvan, et üks olulisem punkt seal on pigem see Quebeci küsimus, ehk siis prantsuskeelsed, kes on nagu üsna suur vähemus Kanadas ja võib-olla vähem isegi sisserännanud, aga see tõesti ma ei ole läinud nende andmete sisse detailselt, aga seda ma tahaks teha ja seetõttu ma ei saa päris täpselt vastata, et millest see tuleb, aga ma olen kindel, et kontekstid on väga erinevad, et iga maa on erinev ja otseselt üle võtta kogemusi nii üks ühele, et see ei lähe korda. Läheme sinna taha. Jah. Suur tänu, Martin Lään, Expat Relocation Estonia. Selles samast teemast kuumad ja külmad identiteedid. Öelge palun, kas need kuumused ja külmused on ajas nagu kiiresti muutuvad asjad, ehk kas mingisugune grupp võib üleöö näiteks kuumaks oma identiteediga minna? Ja teiseks, et kas ma saan aru, et need kuumused, külmused ei ole seotud nüüd riikide kaupa, vaid need on pigem erinevate subkultuuride gruppide kaupa, et kas see uuring sisaldas ka mingisuguseid pikemaid, ma ei tea, tabeleid, nimekirju, näiteid identiteedigruppidest, kes on siis vastavalt kuumad või külmad. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Tõesti see nii-öelda kuumuse küsimus võib teatud juhtudel väga kiiresti muutuda. Et kas või võtame sellise, nii-öelda 2000-ndate alguses Eestis see pronkssõduri kriis, mille tagajärjel, eks ole, peaaegu hetkeliselt mõlemad etnilised nagu rühmad tõmbusid kaitseseisundisse, emotsionaalne side oma identiteediga läks jäigemaks, piirid rangemaks, samamoodi siis kaksiktornide häving New Yorgis nii-öelda tõstis ameeriklaste patriotismi, ehk siis muutis nemad hetkeliselt
kuumaks, nii et need asjad võivad muutuda nii. Kui on tõelised ohud, kui on kujutletud ohud, neid võib ka üles kütta tasakesi, isegi siis, kui ohtu ei ole. Nii et see on suhteliselt suuresti nagu kuidagi manipuleeritav, võiks nii öelda. Aitäh, Raul Jaamets. Esiteks muidugi väga hea ja intrigeeriv ettekanne, sest et sa viskasid kinda sellisele liberaalsele maailmavaatele, et me kõik oleme ühesugused ja võrdsed ja kui me vaatame, millest meil kirjutatakse ja räägitakse, siis see kipub sealt alati nagu välja tulema. Aga minu küsimus on natuke intrigeeriv, et kui me vaatame meie sisserännet, siis umbes 1/4 tuleb endisest SRÜ-st ja olgu see Ukraina, Vene või Kaukaasia taustaga inimesed, ja nad kipuvad nagu sulanduma pigem Eesti venekeelsesse kogukonda kui eestikeelsesse kogukonda. Kas on mõõdetud, kui kaugel need tuumikväärtused kahe kogukonna vahel, eestikeelse ja venekeelse kogukonna vahel on? Võib-olla on see lõhe nii suur, et me siin ilma asjata räägime lõimumisest või on see ühisosa päris suur? Kuidas nende tuumikväärtustega on? Ma olen natukene nende küsimustega tegelenud ja uurinud just nimelt selle sama pronkssõduri kriisi nagu valguses. Ja ma arvan, et Eesti ja Eesti venekeelsete nagu põhiline võtmeküsimus on suhtumine hilisajalukku ehk siis nagu teise maailmasõja perioodi ja teise maailmasõja või suure isamaasõja nagu rolli hindamiseks. Et see on tegelikult selline koht, kus vaated lahknevad, aga nii nagu eestlaste hulgas on skaala, eks ole, seal on varjundid, on inimesi, kelle jaoks ei ole nii oluline, kes nagu aksepteerivad nii-öelda, ütleme, venekeelsete seisukohta, venelaste hulgas on täpselt samamoodi nii-öelda skaala. Ja selliseid leppimatud on minu uuringu, või ühesõnaga ma siis võtsin andmeid, kust ma sain kokku, peale seda pronkssõduri kriisi oli, et kuskil mingisugune 15% on kumbagi rahva hulgas neid nii-öelda leppimatuid ja ülejäänud lähevad skaalalt nagu ühest teisele üle. Nii et, aga mis puudutab, eks ole, nüüd teistest endise Nõukogude Liidu aladelt tulnud inimestesse, siis ma arvan, et jah, et siin on selge küsimus haridussüsteemist ja koolist, kuhu nad õppima lähevad ja kuhu ja kuidas nad integreeruvad. Teatud mõttes nad integreeruvad muidugi hästi, kuna venekeelne kogukond on siin ees. Samas, kui nad seetõttu ei integreeru Eesti poolele, siis me tekitame lõimumisprobleeme juurde. Väärtusiliselt ma arvan, et Ukrainast tulnud inimesed ei ole sugugi nii-öelda samade väärtushinnangutega kui Eesti venekeelsed või ka Venemaa venekeelsed. Nii et selles mõttes isegi ei ole halb, et vene keelt emakeelena või vene keelt kodukeelena kõnelejate inimeste hulgas on ka neid, kelle vaated on nii-öelda rohkem Euroopaga nagu sarnasel viisis. Nii et see on väga kompleksne küsimus ja lahendused ka ilmselt. Suur tänu. Meil on ajakava järgi aeg täis, aga ma arvan, et te kõik nõustute, et kõik 3 ettekannet olid äärmiselt huvitavad. Ma siiski jätan veel selle võimaluse, et kes tahab, siin 5 minutit läheme ajast üle, et 2-3 küsimust veel kogu sessiooni liikmetele. Nii et palun, nüüd küsimused kõigile. Okay, thank you very much. Yeah, I thought that this last presentation was like intriguing and also a bit provocative. Yes, like because if we have these hot and cold values, and we also know that these hot and cold values are manipulated, then the reason why you cling on to values is when maybe you are threatened, or either that somehow it's more acceptable that you are clinging on to some common values. Like let's say like. You can be an American Italian, American French, then you cling on to the American value. Everybody can identify to a common value because it's an inclusive value. But then we have like countries where it's not okay. You are treated differently economically or socially because you are belonging to a certain ethnic groups and you're discriminated. And therefore your own values towards your own group becomes more hot. So in a way to use this as some kind of like reference in a point system in trying to choose suitable people into a country, I think we are treading dangerous paths here because it does exclude the possibility for individual kind of
difference. We can't assume that everybody from Ethiopia are clinging on to X value because, I mean, they're of course, because we don't, it might be constructed due to the situation in Ethiopia at the time. So, but when you move on to another country where you're not threatened. I think the question is Yeah. clear. Martin, Yes. would you like to respond? Thank you. Yeah, these are real concerns, obviously, and these value points should never be high in the or have a very high share of the overall decision. But they have a share. So it means that people from, let's say, Ethiopia could be very different, and other factors which have been counted in that pointing system might well indicate that that person is more likely to be well integrating, and so it's not a white and black issue that your ethnic background either excludes you totally or not. But the other thing is, if we don't address it from the fair that we shouldn't discriminate based on the culture, then and then we let them in. And then we know we shouldn't discriminate based on their culture, but they still behave like according to their culture and according to the core values, and then we are unable to deal with the situation even then when they are in. So either way, we need to kind of become clear about some issues, what concerns integration and what concerns the conflicts between the core values. Because the other thing that might happen is exactly that the majority population gets hot and gets more restrictive, and then we have a political kind of backlashes, which we already see in Europe. So if the mainstream is keeping high moral ground, but the population kind of is tacitly going other ways, then at some point there might be a kind of political change where the extreme right takes the lead. And that's the reason why the left, mainstream left, should kind of be more reasonable of what is possible and what is not. Aitäh! Ja kõigile paneeli liikmetele siis veel avatud küsimuste voor ja üks küsimus, kommentaar. Läheme sinna taha. Kaarel Haridusfoorum. Mul on küsimus identiteedi ja väärtuste seoste kohta ja seda eriti haridussüsteemis. See, et Martin Ehala rääkis identiteetidest, on väga õige lähenemine, toimub ju ka immigrantide nagu uue identiteedi moodustamine, kui nad lähevad uude maasse, ja seepärast on tarvis mõista selle identiteedi probleemi kujunemist. Et on olemas selline organisatsiooniline identiteet, rahvuslik identiteet ja nii edasi. Ja seda on üsna palju uuritud, see on nagu ka organisatsioonide juures levinud, kuid meie haridussüsteemis õppekavas on identiteedi teema käsitleme üsna teisejärguline, paremal juhul räägitakse rahvusliku või riikliku identiteedi kujunemisest ja see on ka puhtalt formaalne mingite abstraktsete väärtuste alusel. Ja küsimus ongi selles, et Martin Ehala, te olete uurinud neid identiteedi probleeme, kas te olete tuttav ka selle probleemi käsitlusega õppekavas ja ütleme sotsiaal- ja humanitaarainetes, miks see identiteedi probleem on seal kõrvaline või peaaegu puuduv? Ma ei arva, et see seal on väga kõrvaline ja et see seal puudub. Pigem on probleem see, et see toimub Eesti koolis ja Vene koolis nagu üsna erineval viisil. Ja isegi kui ta igal pool ei toimu erineval viisil, seal on võib-olla mõned kohad, kriitilised kohad, mis võiksid olla sarnasemad, aga pigem ma ütleks, et selline identiteedi loome ei saa väga toimuda ülevalt alla. See toimub nii-öelda
kukesent kuulates, kui Mikitat kasutada. Ja pigem on kontaktid need, mis on Eesti probleem lõimimises, et Eesti ja vene noortel puuduvad kontaktid, nad õpivad eri koolides, nad sotsialiseerivad eri võrgustikesse ja see on see, millest tulenevad väärtuspiirid, mis jooksevad mööda etnilisi piire. Kui nad oleks samas koolis ja suhtleksid omavahel, siis see kaoks ära samamoodi, nagu ma usun, Soomes on soomlaste ja rootslaste, soome-rootslaste nii-öelda võrgustikud segunenud ja seetõttu neil ei ole seal seda fenomeni, et väärtused jooksevad mööda etnilisi piire. Suur tänu. Kindlasti on Martin Ehalale veel palju küsimusi, neid saab esitada veel ka lõunapausi ajal.